Täna pealelõunal saabus Tallinna lennuväljale Marokost naasnud maailma üheks raskeimaks spordiürituseks peetavalt kõrbemaratonilt harrastussportlane Joel Juht. 7.–17. aprillini toimunud Marathon des Sables on 250 kilomeetri pikkune kõrbeteekond, mis läbitakse jalgsi 6 päevaga. Kõige pikem distants ühes päevas oli 81,5 kilomeetrit. Eestit esindanud Joel Juht läbis maratoni edukalt. Ja mul ongi au tervitada Joel Juhti meie stuudios. Tere õhtust. Ja tere tulemast tagasi Eestisse. Läbisid siis 250 kilomeetrit kõrbes elus ja tervise juures näen. Jah, no tegelikult täpsemalt oli 237. Nimelt sellel aastal siis 20% rada väidetavalt oli raskem ja nii-öelda siis kuna ühel pikemal distantsil oli tõusumeetreid rohkem, siis selle võrra nii-öelda siis see pikkus nagu vähenes. Kuidas see mõte üldse tekkis sinna minna? Selles mõttes, et üks sõber kunagi rääkis ja siis tundus kuidagi midagi pöörast, midagi väga rasket ja siis mina muidugi väike hulluke ütlesin, et jah, et võiksin minna proovima. Selle peale öeldi, et selleks on vaja hästi palju trenni teha. Ma ütlesin, et okei. Ja siis ma võtsin nii-öelda selle endale nagu siukseks challenge'iks nagu väljakutseks, et tõesti enda jaoks nagu midagi ära ja nii ta läks. No jooksmine läks väga hästi, sellepärast, et osavõtjaid oli üle 1200 ja koht oli seal 285-288 vahel. Jah, et tegelikult oligi see, et kokkuvõttes praegu, ma arvan, mingid kohad võivad seal muutuda, et viimane seis oli 285-288, aga mu kõige nagu tugevam jooks ehk siis maratoni distants 42 kilomeetrit, mis oli viimane päev, jooksin 214-ndaks. Et see oli mu nagu elurekord, ma arvan, üldse nagu jooksus. Sest et ma ei olnud kunagi varem jooksnud, et ainult siis ettevalmistuse osa, mis ma siis just selleks võistluseks nagu tegin, et ma sain ühe korraga tehtud nii-öelda maratoni, ultramaratoni ja siis väljakutse ka. No mis ise tunned, et mis selle jooksu juures kõige hullem oli? No ma arvan seda, et kogu see reis nagu jooks oli hull, et see ületab täiesti normaalsuse piiri. No kirjelda veidi, mis olud seal valitsesid? Selles mõttes, et ma ütlen ausalt, et mul ei ole endale veel see kõik nagu kohal nagu jõudnud, aga ma võin öelda seda, et olid nagu hetked, kus ütlesid nagu, et täielik koll oli ees, et nagu sa lihtsalt enam ei tahtnud. Sest et ööd magasin põhimõtteliselt ju vaiva peal. 3. päeval olid mul puusakondid jumala valusad, et hoida nii-öelda siis kaalu kokku, et ei peaks võtma mingit madalatseid kaasa. Ja see sama kott oli kogu aeg? See kott oli mul seljas ja põhimõtteliselt see kott kaalus siis alguses 10,1 kilo ilma siis joogipudelit, et mul veel 2 siis 750 milliliitrist joogipudelit oli nii-öelda juures, mis siis koha peal anti, ehk siis see tegi kokku siis mingi 13 kilo ja siis iga päevaga hakkas see kott järjest kergemaks minema, kuna kandsid oma toitu ja kõike siis nagu kaasas. Nii et kogu varustus, toit, magamisvahendid, hügieenitarved, kõik pidid seal kotis olema, hommikul kott selga jälle jooksma? No jah, et hügieenitarvetest nagu väga nagu rohkem nagu midagi ei olnud, kui oli üks nii-öelda siis ilupoest saadud tester, lõhnatester, et natukenegi nagu tunda ennast nagu värskena ja oli üks hästi väike mini hambahari ja hambapasta ja millest valasin nii-öelda tuubist pool nagu välja, et võita jälle kaalu. Ja ega rohkem seal midagi ei olnudki, et põhimõtteliselt tegelikult kõik need päevad nägi päris süke, noh, ütleme nii, et kui ma täna olen pruun, siis sellel hetkel ma olin lisaks pruunile olemisele ka must, et mul olid eraldi pesemiseks olid võetud kaasa siis beebilapid, et siis beebilappidega pärast jooksu nagu said oma keha nagu puhtaks pesta. Niimoodi 6 päeva järjest sellistes ekstreemsetes oludes? Just.
ja ilmastikuolud kõrbes ju on kuiv, liivatorm võib tulla. No selles mõttes, et liivatormi ma sain kogeda niisugust kergemat ühel öösel, et siis oli pea mõnusalt liiva täis, kaasa arvatud suu ja hommikul, kui ärkasid üles, siis lihtsalt kloppisid ennast sellest tolmust puhtaks ja üritasid kontrollida need ütleme siis jooksuriided üle, et kuskil liiv ei jääks vahele, et ei hakkaks hõõrduma. Ja samuti oli siis viimasel päeval, siis kui 42 kilomeetri distants, siis liivatüünidesse, kui ma jõudsin, siis liivatüünide üleval tipus see liiv tegi niisugust möllu, et sa tundsid niisugune tunne oleks nagu liivapetsi kätte sattunud. Et see lihtsalt, et terad, need väiksed terad lihtsalt lendasid ja tundsid kohe niimoodi, et niisugune nagu naksamine käis. Selline väga kihvt saavutus Eesti riigile, au ja uhkus, aga ühtlasi on ju see ka olnud üks heategevusprojekt. Just, et ma arvan, et selle jooksu juures võib-olla kõige raskem osa ongi olnud lisaks sellele see heategevusprojekt, sest et abi saada on alati ju raskem kui ise algatada midagi. Et selle jooksu ma algatasin küll ise ja võtsin eesmärgiks nii-öelda siis kõikide head inimestega, Eesti inimestega koos nagu aidata ka Siimuste lastekodule siis tervisepark saada, millest me oleme siis kokku kogunud 4-5 kuuga, ütleme siis 3000 eurot ja päris suur summa on veel puudu, et see on nagu sihuke nagu südamasi, et ma arvan, et sellega tuleb veel omaette nagu tööd ja vaeva näha. Suur tänu, Joel Juht, ja ma ütleks, et suurepärane saavutus ja kõigile televaatajatele, keda see lugu siin inspireeris, Hooandjasse, jah? Jah. Hooandjas on võimalik siis ka toetada Siimusti lastekodu. Jah, suur aitäh. Aitäh.